Kui palju sina päevas meediat tarbid? 3, 4, 5 tundi sotsiaalmeediat, aga raadiot, ajakirjandust või televisiooni? Tänapäeva infoühiskonnas on informatsioonist üleküllus. Igal inimesel on võimalik jagada oma arvamust ja teistega kaasa rääkida mis tahes teemal. Samuti ei saa mainimata jätta sellega kaasnevat tähelepanu majandust, kus sinu tähelepanu proovitakse iga hinna eest teha kasumiks. See aga tähendab, et meedia vahendusel jõuab tarbijani palju infot, sealhulgas reklaami, valeinfot, demagoogiat või lihtsalt nalja. Järgnevalt räägime 5 soovitusest, mis nende kahjulike nähtuste vastu meediatandril kuulikindlamaks teevad. Valeinfo. Valeinfo on teadlikult ja sihilikult levitatud teave, mis on võltsitud või manipuleeritud. Selle eesmärk on tihti kindla inimese, rühma, poliitilise organisatsiooni, riigi maine või rahaline kahjustamine. Selleks, et see valeinfot uskuma jääks, esitatakse seda tõega segatult või ignoreeritakse konteksti. Seega, et mitte jääda lõksu, pea meeles järgnevaid näpunäiteid. Ole kriitiline. Kontrolli veebilehe, artikli või postituse kasutatud allikaid, autorid ja avaldamise kuupäeva. Ära kiindu esmamuljesse. Pealkirjade ja thumbnailide ehk pisipildide eesmärk on sinu tähelepanu haaramine. Loe pealkirjast kaugemale, sest selles väidetu ei pruugi vastata tõele. Rakenda kainet mõistust. Uuri ka teisi allikaid ja ära jää naiivselt kõike uskuma. Uudis või sisuturundus. Tundub nagu täiesti tavaline RMK metsade kohta käiv artikkel. Vaatame, et avaldaja on Postimees, mis on uudistemajana enamasti neutraalne. Autoriks on justkui tavaline ajakirjanik, aga mis jääb enamasti inimestel 2 silma vahele, on see pisikene märge siin üleval. Sisuturundus. Mida see tähendab? Sisuturundus on kinni makstud artikkel või reklaam, mida ei ole kirjutanud ajakirjanik ning mille valmimise on enamasti kinni maksnud näiteks mõni ettevõte või organisatsioon. Selle eesmärk on mõjutada sinu arvamust või panna sind mingit toodet või teenust ostma. Just nii tõmmatakse sind lõksu, pannes arvama, et loed ajakirjandusliku või suisa teadusliku väärtusega teksti, kuigi tegelikult proovitakse sinu maailmavaadet kallutada. Niisiis, tuleks ka meeles pidada, et sisuturundus ei ole reklaam, aga uudis ka mitte. Sisuturundusel on ajakirjanduslik vorm, kuid selle eesmärk ei ole lugeja informeerimine, vaid maailmavaate ning ostukäitumise mõjutamine. Filtrimull. Kas oled tähele pannud, et Instagramis peale ühe toiduvideo vaatamist on järsku terve äpp täis samasugust sisu? Seda nimetatakse filtrimulliks. Ettevõtted nagu Google ja Meta koguvad sinu kohta infot, et näidata sulle personaliseeritud ja võimalikult haakuvat sisu. See põhineb väga lihtsal printsiibil. Mida mina ja mu sõbrad loevad, tarbivad ja veebipoest ostavad, mõjutab seda, milline on minule kuvatav sisu. Nii tekib olukord, kus algoritmid soovitavad meile vaid selliseid asju, millega oleme juba tuttavad. Selle tagajärjena tarbime vaid informatsiooni, mis on kallutatud ja kuvab ainult meile meelepäraseid vaatenurki. Kuigi enda maitsele vastavat infot on tore tarbida, tuleks meeles pidada, et Facebook, Instagram ja Google pole internet. Nad otsustavad meie eest, mida näeme ja leiame, aga see on vaid väike osa tervikpildist. Samuti ei tohi unustada, et need ettevõtted saavad sellest rahalist kasu, kui sina nende teenuseid tarbid. Seega ole teadlik, et info, mida tarbid, on just sulle suunatud, et saada sind midagi ostma või vaatama. Enne kui võtad kõike seal olevat tõena, küsi endalt, kas minu vaatenurk on neutraalne või kas mind mõjutab minu filtrimull. Arvamus või fakt. Tihtipeale võib meedias olla piir fakti ja arvamuse vahel väga hägune. Miks? Info esitamise stiili tõttu. Paratamatult ei saa üle ega ümber ka inimloomusest, mis võib infot ilma taustakontrollita uskuma jääda ja pidada arvamust faktiks. Lihtsalt öeldes on fakt kontrollitav ning arvamus subjektiivne hinnang. Räägime 3 efektist, mis nii tekivad. Esiteks, tajuviga authority bias, kus kiputakse kiinduma autoriteetsete isikute esitatud infosse, kuigi see ei pruugi põhineda faktidele ja olla täielik udujutt. Kõige rohkem usaldatakse nii poliitikuid, riigijuhte, avaliku elu tegelasi ja sisuloojaid. Teiseks,
tajuviga, kinnituskalduvus. Inimene otsib ja usub teavet, mis kinnitab tema arvamust, isegi kui see ei põhine faktidel. Näiteks arvamus, suhkur on tervisele alati kahjulik. Seejuures tajuviga, inimene usub ainult artikleid, mis räägivad suhkru kahjulikkusest ja ignoreerib teaduslikke fakte, mis täitavad mõõduka tarbimise ohutust. Kolmandaks, demagoogiavõtted. Demagoogiavõtete eesmärk on manipuleerida publikuga ja teha oma vastast maha ja ebausaldusväärsemaks. Meedias võib need nähtused kohata enim poliitikas ja debattides, kus peale jäävad nii-öelda kõige kõvemad mehed, kes tekitavad ilma sisulise jututa lavalist efekti ja saavutavad nii poolehoidu. Seega tuleks meeles pidada, et meedias esitatud info võib olla väär. Võltsteadus. Tihti satume lugema artikleid, kus on mainitud, et info põhineb teaduslikul uuringul või on teaduslikult tõestatud. See aga ei pruugi alati tõene olla. Väga paljud organisatsioonid, ettevõtted ja inimesed levitavad infot, mis seda ei ole. Seda lihtsalt selleks, et võita sinu usaldus. Seda nimetatakse teaduspesuks. Teaduspesu tähendab, et ebausaldusväärne või eksitav info pestakse teaduse sildi all justkui tõeseks. Et seda vältida, tuleks meeles pidada järgmisi soovitusi. Esiteks, otsi allikat. Iga faktidel põhineva artikli juurest peaks leiduma selle algallikas. Kui selleni pole võimalik jõuda või üritab teose autor seda infot peita, tuleks kahelda sisu tõesuses. Teiseks, järgi usaldusväärseid meediakanaleid. Usaldatavad meediakanalid on sellised, mis ei lase läbi väära ja kahtlase sisuga infot. Sisu on üle kontrollitud ning võimalikult vähe kallutatud. Kõige usaldusväärsemad on tavaliselt avalik-õiguslikud kanalid. Eestis on selleks näiteks ERR. Ning kolmandaks, uuri, kes on autorid. Kui info pärinevuseks on viidatud ebamääraselt näiteks USA ülikooli uuringule või Prantsuse päritolu organisatsioonile, siis ei tasu samuti seda väga tõsiselt võtta. Kallis kriitiline meediatarbija. Et olla meediamaailmas kuulikindel, pea meeles neid 5 soovitust. Tunne ära valeinfo, märka sisuturundust, pea meeles filtrimulli, tee vahet arvamusel ja faktil, erista teaduslikku ja teaduslikuna näivat infot. Neid märksõnu silmas pidades on võimalik meediat tarbida neutraalsemalt ning enda seisukoha kujundamiseks omanda laiemat silmaringi ja teadmiste pagasit. Ära jää lõksu!